6. meel. Kuusteist, 17, 18. Ma ei tea enam. Kas olete tähele pannud, kui võimatu on piipe loendada? Ma ei tea enam, kui palju olen neid suitsetanud. Lubage, tunnen oma aju erksana ja nõtkena läbipaistvaks muutunud otsmiku all. See peaks olema 20. Tunnen soontes imestusväärt elevust ja kerget fluidumit, mis kindlasti pole enam veri, inimese punane ja raske veri. Ja juba esimeste tõmmetega ma saan kõrgemaks inimesist, Jumalaile lähemale. Aga see piip peab olema 20, sest 6. meele ikke rõhub mind iga minutiga ikka vähem rängasti. Ning varsti saan päris jumalaks, puhtaks vaimuks. Kahju ainult, et siis ma ei suuda iialgi tõusta mattidelt, et materialiseerida kõik need imed, mis mu pea lakkamatult loob. Aga ma ei suuda. See on lausa naljakas. See keha ülim kergus ja ihar paralüüs, mis ta samal ajal naelutab maa külge. Oopiumi mõju. Tean neid, mis on hulga kummalisemad. Maug, tahad seda suitsetada? Järgmine saab mulle. Ei, 6. meel ei ole veel täitsa atrofeerunud. Vaja on veel 3 või 4 piipu. Nähes Maugli minu poole pööratud rinda ja läbi kimono siidi paistvaid puusi, tundsin kiusatust maitsta seda ihu. 4 piipu, neist pole küllalt. Sellest himu hävitamiseks ei piisa. Peab hävitama himu tajumisegi, eemaldama paaritumisaktilt kõik ilustised ja nägema teda nagu ta on, seletamatu kometina. Alles siis võin vabalt maitsta oma joobumuse kvintessentsi, ilma et naudingu ohked, mis tõusevad mattidelt, võiksid närida mu rahu. Sa suitsetasid juba. Ulata mulle piip. Kaabin droosi maha. See oopium on liiga kange, mulle näib. Vist on Junamile segatud hulka Benaresi oma. Kes suitsetavad siin täna õhtul? Lamp valgustab nii tuhmilt ja mu silmad on kauasest leegi vahtimisest suurenenud, nii et ma ei seleta enam nägusid. Maugli, kallis, hoolitse, et igaühel oleks matt ja padi ning mitte liiga kaugel lamp ja piip. Aga jäta mu kukla jaoks su kõhu leige padi. Ei, 6. meel hulgub veel ringi. Maugli, anna kellele tahad oma ihu ja õis, sest mina ei saa seda enam kasutada. Hoia mulle ainult oma naitunu hing, minu hinge kaksik hing, ka oopiumi toidetud. Kui kerged on aastad ka meile olnud, oleme siiski kaua juba ühendatud. Mina olen 30-aastane, sina 27. Ei ühtki riidu, kas pole, Maugli. Me esimesest suudlusest saadik. Kõik see on siiski õige kummaline ja mõnikord suudan ma vaevalt uskuda selle elu tõelikkust, mida me elasime oma naitumisest saadik. Eriti, kui mind valdab mälestus eelmisist aastaist, kui olin lihtne eluahne poiss, kes ennatlikult pillas isa miljoneid lõbude tagaajamiseks. On tõsi, nii ma olin.
See olen mina, kes kihutas tõkke jooksul kõigi oma tallitäkkudel. See olin mina, kes ristles oma võidusõidu jahil Kausi lahes. See olin mina, kes võitles Grand Jatil Sendrelli huulte pärast, kes oli nii kaunis Isoldes ja kellele ma andsin 1000 luiidi kuus. Ja mis veel kõige veidram, see olen mina, kes armus Miss Mauglisse seal ja temaga tormakalt naitus, loobudes kogu maailma uhkusest ja särast, unistades vaid ta kainest suust ja ta värskete käsivarte karskest embusest. Miss Maugli, valisime selle ilusa metsiku nime meile kahele ja nüüd olen unustanudki õige. Miss Maugli, Formosa vallutaja vana admirali laps, metsik tüdruk, kes vaevalt kloostrist pääsenud, kelle väga heledad silmad näisid igavesti kättesaamatud olevat sensuaalsuse tumedale keerisele. Mulle oli see ükskõik ja ma mäletan me esimesi häbelikke öid, mis joobusid just lapselikust kallistusest ja areldi vastatud suudlustest. Alguses me jooksime ringi kogu maailmas. Kahtlemata mu armastatu meremehest esivanemad olid sisendanud tasse pimedad reisiihad. Terve aasta veetsime Jaapanis ja veel praegugi mäletan ma heldimusega Maugli tüünet ekstaasi, kui päikeseloojakul sõitis me jaht üle Simonoseki. Jah, võib tõesti olla õnne maailmas ka neile, kes ei suitseta. Maugli, väike armastatu, ära pöördu veel minust ja pelgamata määrida sõrmi, tee mulle veel üks piibutäis, et saaksin rutemini küpseks su tulevaseks reetmiseks. Loen väga hästi su kallist truud südant. Tean, et sa ohjeldad oma iha ligineva tunnini, mis rõõmuga vabastab mu toorest kiivusest. See oli hiljem, see oli Hiinamaal, kus me mõlemad suitsetasime esimest korda. Hiinamaal, Shanghais, Fuchu maanteel. Oh, kui see on täpselt mu peas. 6. oktoobril 1889 kell 11 õhtul me lõunatasime ühe Hiina kaupmehe juures, kelle nimi oli Cheng Ta. Ja kui lauljannad olid lõpetanud oma näugumise, pakkus Cheng Ta meile uudisena suitsetada mõni piibutäis tema suitsetamistoas. Cheng Ta suitsetamistuba asus maja tiivas, mis oli vastu sisemist õue. Seintel oli 4 väga roppu kakimoonot, millest kurdusid Maugli kulmud. Aga niipea, kui teine piip oli suitsetatud, ma unustasin kõik. Nägin vaid imet, mis teostus salapäraselt ja mida olin alati pidanud võimatuks. Mu naise heledad silmad, neitsilikud silmad, laienesid, süvenesid, täitusid uimast ja meelast hirmust nagu silmad, mis vaatavad sügavusse. Ja sel õhtul otsis tüün ja järsk Maugli mu kallistusi, hingates ägedasti, hambad kokku pigistatud. Pärast me suitsetasime iga päev. Müsteerium. 6. meel ärkas temas samal ajal, kui ta minus kustus. Suitsetasime iga päev. See on üsna lihtne, eks ole? Noored, rikkad külluseni, kõigi õilsate emotsioonide ahned, mis elu võis meile pakkuda. Me oleme olnud narrid, loobudes oopiumi nii õilsast emotsioonist.
kohe mõistsid me hinged, juba hästi intiimsed, hästi õed, hästi naitunud üksteist ja sobisid teineteisega veel paremini. Ning praegu on me armastus oma kõrguste tipul. Me ühesugused mõtted on samaaegsed. Me naeratame, me unistame, me nutame ühel ja samal momendil, ühel ja samal põhjusel. Veel enamgi, kui Maugli ihu andub mõne ükskõikse suudlusele seal minu lähedal suitsetamistoas, ma tean, et ta hing teeb enese lahti ja tuleb kaisutama minu oma, et nii mulle tasuda selle ebatähtsa reetmise eest, mida ta ei saa takistada. Sest tegelikult oli lugu nii. 6. meel ärkas Maugli ihus samal ajal, kui ta minus uinus. Seal pole midagi, mis ei oleks ratsionaalne, normaalne, kuigi mõistmatu. Nõnda hepitab kapriisne, ei, tark oopium. Naistes armastuse kehastistes ta tõstab ja suurendab armastuse lõõma. Meestes mõttekehastistes ta suigutab 6. meele, mis toorelt seisab vaimu avaldisile vastu. On kindel, et nõnda on hea ja et oopiumil on õigus, alati õigus. Veel üks piip. Ja pikkamisi on oopium võtnud mult mu mehesuse, on mu vabastanud sellest seksuaalsest nuhtlusest, nii rõhuvast uhkele vaimule, tõeliselt vabaduse ahnele. Alul narr, nagu ma olin, ma kurvastasin ja hakkasin vastu kui ori, kelle ahelad on purustatud ja kes alatult kahetseb peremehe leiva ja katuse pärast. Olen teotanud oopiumi tarka seadust, nimetades teda absurdseks ja ebaõiglaseks. Ma ei mõistnud, et olin mõistlik, kui himu lakkas mu mehe kehas, samal ajal kui ta asus mu kaaslase naise kehha. Ja rumalalt, koomiliselt astusin ma jõevoolu vastu. Ma ei tahtnud loovutada oma armastaja osa, kuni selle targa päevani, mil oopium avas mu silmad, avas ka Maugli silmad. Kuni selle päevani, mil me kehad läksid lahku, et lubada me hingedel naituda suuremas helluses, oopiumis. Üks piip veel, kallis kannatlik Maugli, see on viimane. Nüüd olen vabanenud kõigest maailmas ja tunnen su hinge, koketset ja hellitsevat, mis puudutleb minu hinge oma ärritavate suudlustega. Vabasta oma haige ihu, heida oma sõrmed, rind, kõht kõige lähemale mehele ja unusta kasutu häbi. Oopium tõstab meid kõrgemale maa küljest. Ma ei näe muud kui musta suitsu, mis levib toredasti ümber lambi ja ma kuulen 1000 imeväärset harmooniat, mis maskeerivad sinu naudingu ohked ja karjatused. Mine, naera ja nuta, pigista täna õhtul oma armukest ahnete käsivartega, kiimaliste säärtega. Anna talle meeletult oma huuled, oma hambad, oma värisev keel, vajuta ta rinnale oma võbisevad rinnad. Mulle jääb 1000 korda intiimsem segu me ühte sulanud hingedest, mis ebamääraselt pillavad kirjeldamatuid kallistusi, sõnastamatut lõõma. Jah, ühtki minutit ma ei mõtle, et ilma oopiumita minu käed, minu keel, minu rind naudiksid sind praegu.
Kuidas? Mis nimega te mind nimetate, totrad? Oo, rumalad loomad, kes te olete. Loomad, kes ei suitseta. Punane palee. On päris kindel, et ma pole enam inimene. Mitte sugugi inimene. Selles pole mingit kahtlust. Pole enam midagi ühist minu ja inimtõu vahel. Mitte midagi. Ei meeled ega vaim. On selge, et elu, sest ma elan ja see ongi paradoksne, et elu funktsioneerib minus olemuslikult erinevate jõududega ja sigitab elulisi fenomene hoopis uues ja ülevamas vormis. Ma ei ole siis enam inimene, kuid milline ainulaadne avantüür. Ma pole saanud millekski muuks. Ei laip, ei tont. Mitte midagi. Mu keha on siin, vaatlen ja katsun teda. Inimkeha, tõesti. Et pälvida oma praegust konstitutsiooni, mu meeltel ja vaimul polnud vaja teda hüljata. Nii et mulle on jäänud alles mu endine välimus ja need, kes olid minu sarnased, peavad nüüd eksima minu suhtes. Katkestasin ühenduse maaga, aga ilma põhja leidmata sealpoolses maailmas. Ma olen nagu valudes ning vintsutatud kahe epohhi vaheriigis. Midagi nagu laps, kes on ema ihust heidetud ja kes pole päevavalgusele jõudnud. Kui naljakas see ka on, mind ei hämmasta see, sest minuga juhtus lihtsalt nii, et mu mina valmis liiga ruttu, enne selleks määratud aega. Muud ei midagi. Mäletan, et nägin millalgi, kuis põles üks ait keset viljapuu aeda. See oli kevadel. Õhtu ja hommiku vahel läksid virsikud ja aprikoosid raskeks ja punaseks, tulest küpsetatud. Aga nad ei kukkunud maha, sest oksad, mis neid kandsid, olid jäänud roheliseks. Nii on ka minu ihuga, eluga mu ümber. Minu ümber, kes ma olen surnud ja seejärel sündinud kõrgema elu jaoks. Tõesti, ma pole hämmastunud. Ma mõtlen selle üle, mis põhjusel nad on sunnitud ühel ajal surema, olend ja ta kest. Ei ainsatki põhjust. Kest võib jõuda oma teise eluni, kõdunemine, sel ajal kui olemus, alles noor ja arenematu, on hoopis ebakohane sealpoolele. Ja vastupidi, ei ole midagi tõenäolisemat, midagi loogilisemat. Piisab juhtumusest, kivist teel, üsna tähelepandamatust põhjusest. Tuli, mis küpsetas mu virsikud. Oopium, millega olen kannatlikult piip piibu järel asendanud verd oma veenides. Sest oma elu kestel olen juba suitsetanud oma oopiumi hulga ja rohkemgi pärast mu mina surma. Ning oopium on olnud põhjuseks. Mu olemuse elu on muutunud temast kiiremaks ja lühemaks, kuna mu kesta orgaaniline mateeria astus normaalselt oma evolutsioonis. Veel kord, pole midagi, mis oleks rohkem tõenäoline, rohkem loogiline. Immateriaalne oopium, imetaoline oopium võib ometi, kui ta tahab, eks, tõsta ühe inimese kõrgemale kõigist teistest inimestest ja vabastada ta täiesti ta jämedast substantsist.
tarviduse järgi kas hävitades, laostades või eemaldades seda substantsi. Nii umbes on minuga juhtunud. Mu ihu on elus, jah, aga mitte puutumatu. Oopium on mõistnud teda küllaldaselt kuivatada ja nõrgendada, et ta mind ei takista. Et sealpool oleks mulle kättesaadav. Ma pole sellest rohkem õnnelik kui askeedid, kui nad distsipliini ja karvarüüga, barbaarne ja lapsik toiming, poolenisti taltsutasid oma möirgavaid meeli. Kui ammu see on, kui mu oma meeled pöördusid tagasi tühjusse. Ja ometi mu kahanenud, kõhetunud, amputeeritud ihu elab. Siin ma vaatan ja katsun teda ja tema kaudu olen veel seotud maaga ning inimeste taevas, mida näen, on sinine mulle nagu neilegi ja valgete tähtedega punktitud. See on soolane meri, mis loksub vastu mu lootsiku külgi ja aerupritsmeist ma tunnen külma. Kuulen paadimeest, kes laulab oma laulu inimkõrvule harmoonilist. Ta ei kosta ka minu kõrvale ebakõlalisena. Olen tõesti veel inimese moodi. Siin on kallas ja kivitrepp, mis viib kaile. Mu taga oigab Boghasi oma öist kaevet, igavesti õõnestades 2 lahutatud mandrit. Mu ees punane palee, varisev ja tühi, varjab vaatepiiri oma veretava massiga. Vahtukse juures toetub raskesti oma püssile ja ta fessi puna sulab ühte müüriga. Pääs siia on keelatud surmanuhtlusega, aga ma andsin vahile oopiumi. Ta on suitsetaja ning see vabamüürlus seob meid. Kui ma möödun, ta ei näe mind. Juba olengi eesruumis suurte palkide all, mis kukuvad varsti alla ja näritud mattidega kaetud trepil, tolmuks muutunud mattidega. Kõrgeis tubades, kuhu paistab park amfiteatrina, katuse korrusel, kus on mu suitsetamistuba. Siin pole muud kui üks vaip, üks vana Buhara vaip, mansardi unustatud, siledast vasest kandmik, bambuspiip ja paigatud klaasi all suitsev lamp. Puuseinad on paljad ja sarikate värv kestendab. Aga klaasita akna kaudu saadab 40 korda 100-aastane park mu juurde oma kohutava majesteetlikkuse. Ükski heli ei tungi siia peale tuulenuukse, mis end kriimustab surnud puie teravais oksis. Nüüd leban vasakul küljel ja valmistan kiiresti esimest piibutäit. Punane palee on vanaaegne hoone, ei tea, kelle ehitatud. Palju peremehi on temas elutsenud ja peaaegu kõik on traagilist surma surnud. Kuri saatus hulgub ümber müüride, varitseb uste taga ja pargi liiga pimedas varjus. Kunagi valis üks prints ta endale elukohaks, üks Kreeka prints, kuulus ajaloos. Ta nimi tähendab reetmist. Tol ajal punane palee
olid täis luksust ja hiilgust. Iga tõugu orjad askeldasid siin ja väga suursugused külalised käisid peremeest tervitamas, saabudes galeeridel, millel oli 40 aerutajat. Prints oli vana ja võimas. Aastad ja uhkus olid talle sepistanud raud südame. Sageli mõistis ta raskemaid piinasid oma teenijaile ja kohimeestele väikeste eksimuste eest. Pead langesid mõõga all ja pargi terrass imbus verd täis. Ja ma tean, et see veri ühines vanema verejälgedega, hirmsa verega, valatud samal terrassil nii mitme sajandi eest, et keegi ei mäleta seda. Ent ühel õhtul tungisid üle ukse läve tummad mehed. Neid juhtis pealik, kes kandis rohelist pergamenti, mille ees kõik langesid põlvili. Toorel viisil oma toas peatatud prints ei avaldanud sugugi vastupanu, vaid suudles koguni majesteetlikku allkirja. Siia, selle sarika naela külge riputati köis ja poodi prints. Kui violetne keel libises veretuile huulile, kui lakkas tõmblevate varvaste vapluskramp, lõikasid timukad köie läbi, raiusid printsi pea otsast ja viisid ta valitsejale. 3 päeva oli peata korjus matmata. Siin, sellel põrandalaual. Orjad olid põgenenud, pelutatud. Ja see oli naine, ei tea kust tulnud, kes laiba salaja mattis. Sinna parki, kõige suurema 100 koorse alla. Samale kohale, kuhu hiljem teine naine mattis oma koera laiba. Pärast on Punane palee näinud mitmeid peremehi, kuid ükski pole seal maganud hirmuta ja õnnetusi on juhtunud paljudele. Valitseja ise, kelle pitser rohelisel pergamendil oli julgenud astuda üle õudse künnise ja käsutada ohtliku katuse all, sai tunda raskeid päevi. Rahva poolt ära tõugatuna ta kägistati vangikongis. Ta riik, paljude sajandite kestel hiilgav oma kuulsuses, vajus põhja häbis ja veres. Sõjakad rahvad tungisid igalt poolt ta kallale. Saatuse oreooli kandvad printsid jagasid ta jäänused. Ning praegu lehvib keiserlik lipp, pilgatud hilp, vaid mõnel kultiveerimata väljal, mõnel tühjal rannal, mõnel kaitsetuks tehtud kindlusel. Viletsad riismed, mida võitjad pole veel tahtnud. Ja Punane palee, sellest ajast saadik lagunev ja tühi, Punane palee ootab müstilisel põhjusel, et täielikult tolmuks variseda, kuni riik lõpeb agoonias. Jah, ma pole enam inimene, mitte põrmugi enam inimene, aga ma pole veel saanud millekski muuks. Seisan silla keskpaigas, kaugel ühest kaldast ja kaugel teisest kaldast. Ning muidugi ei saa keegi elada silla keskpaigas. Peab üle minema, edasi või tagasi. Minna tagasi, saada uuesti inimeseks, sellest ma ei mõtlegi. Sest tõepoolest, olen surnud. Ma peaksin siis uuesti ellu ärkama. Päris võimatu asi. Tõusta surnust, minna tagasi. Ei saa.
ei taha. Edasi minna, seda on vaja. Kuid minna edasi, mis see on? Saada milleks? Saada fantoomiks. Kuidas? Ennast tappa. See tähendab tappa oma keha. Aga see toores ja vastik tegu pole midagi vähem kui kindel. Kas ma tean õieti, mis tagajärg on mu füüsilisel surmal? Kas on mõistlik riskeerida ühe täringu viskega selle imetaolise partiiga, selle ainulaadse juhtumiga, nagu on minu oma? Ei, kindlasti mitte. Kõigepealt on tähtis mitte lammutada seda, mida ei saa pärast enam üles ehitada. Ma ei pea siis ennast tapma. Aga nii otsustanud, ma jään ikka teadmatusse. Sellepärast on kõige õigem oodata. Oodata, kuigi oodata on mulle valus ja tüütav. Oodata ja suitsetada. Kui ma olen täna õhtul siin Punases palees pärast nii mitmeid õhtuid, siis mitte selleks, et harutada lahti Gordoni sõlme, mis mind ümbritseb, sest ma ei mõista teda veel harutada ega taha teda ka puruks lõigata. Ei, olen siin, et ainult oodata ja suitsetada. Oopium ongi see ainus, mis leevendab mu vaeva, sest ainult tema võib inimesi lähendada fantoomidele, kõrvaldada tiheda loori, mis lahutab siinpoolse sealpoolest. Kuni tänase tunnini ta pole tahtnud minu eest sõlme lahti harutada, teha mind fantoomiks, aga iga öö ta võimaldab mu uutele tema antud meeltele näha ja katsuda teise maailma olendeid, selle teise maailma, kuhu kuulun minagi pea. Ja tänu oopiumile ma tunnen pagulase valusat rõõmu, kes vaatleb oma saare kõrgendikult kodumaa kauget randa. See on nüüd 30. piip, nii palju, kui olen saanud loendada. Sellest piisab, et mu silmad avanevad. Vaadeldes praegu parki, hakkan nägema vähem selgesti põõsaid ja puhmastikke, vähem selgesti terrassi pärnapuid, mis sirutavad taeva poole oma siugudena põimunud oksad, rohkem selgesti ebamääraseid kujusid, värvituid ja vankuvaid, mis libisevad siin ja seal öises udus. Oopium ei mana tonte, hoopis vastu oksa. Ta tume ja piiramatu võim pelutab neid. Ma tean, et piisab mustast suitsust mu vaibal, et kaitsta mind iga fantastilise rännaku eest. Need kuivetud viirastused, mis hulguvad pargis, ei julge iialgi astuda üle mu aknalaua. Iialgi. Aga mina, tänu oopiumile kartmatu ja selgelt nägija, mina näen neid seal, kus nad on, ja nii ma jalutan vabalt oma uuel kodumaal. Sellepärast valisingi endale pelgupaigaks Punase palee. Sellepärast vean igal õhtul vaevaliselt siia oma küllastamatu suitsetaja valusa väsimuse. Kus leiaksin rohkem nägemusi, kui selles katusest keldrini verega määritud majas, millest mu surnud olemus veel ainult rõõmu tunnebki. Tondid hulguvad nende kohtade lähedal, mis on näinud nende korjuseid. Punases palees. Jube ja hoon kalmistu
kihiseb kahvatuist virlaist viirastusist. See on 60. piip. Täna õhtul suitsetan rohkem kui harilikult ja saan näha ebaharilikke viirastusi. Palju vanemaid ja hapramaid vaime, mis suhtuvad praegustesse vaimudesse, nagu nemad suhtuvad elavaisse inimesisse. Äsja märkasin harilikku kodukäijate ringi käesolevast sajandist. Need olid ausad tondid, enam või vähem haledad, mitte põrmugi kummalised või koledad. Nende skeletid klõbisesid kergesti tuule käes ja surilinade ning rõivaste hilbud lehvisid veel nende ümber. Aga praegu nad poevad areldi oma haudadesse, rahutud eelmiste sajandite vaimude tulekust. Ja ma näen neid küpressidest väljuvat. Terve valurikas protsessioon vaevu märgatavaid olendeid, mis veavad eneste järel köisi, mõõku ja silmuseid. Need on hukatud ja ma tunnen neid, sest nad ilmuvad mulle alati pärast 50. piipu. Need on orjad, kohimehed ja ebatruud naised. Nende läbipaistvaks muutunud kondid ei tee üksteise vastu puutudes enam mingit häält ning mul on raske tabada nende endiste kehade laiali valgunud vorme. Kuid siiski loen nende nägudelt kannatust ja hirmu ja ma panen tähele, et nende naljakas tants väldib terrassi suuri pärni, väldib ka musta alleed, mis viib haua juurde 100-koorse all. Veel igavikuski pelgavad ohvrid timukat ja põgenevad ta kohutava fantoomi eest. Kalm on tühi ning vana prints magab muretult edasi oma sügavat und. Kui ma aga täpsemini vaatan, siis näib, nagu väriseksid oksad seal põõsal ja ma näen üht koera skeletti ringi hulkumas. Veel oopiumi, veel. Täna tahan minna kuni piirini, mis lahutab joobumuse surmast. Olen suitsetanud 100 piipu, kõik hästi kogusad ja mu oopium on kange segu Yunami ja Benaresi oopiumist. Sidemed, mis äsja alles ühendasid mind mu näruse kehaga, on katkenud ning selles närus on veel just nii palju jõudu, et tõsta bambust ja põletada oopiumi leegi kohal. Mu hinge peaaegu immateriaalne ollus on vaba ja ma rändan nüüd oma tahtmise järgi mööda pargi murusid. Ma tahan näha peata Kreeka printsi hauda ja mispärast värisevad ümberringi puudeoksad ning lehed. See on tema. Ta kõrge kasv pelutab küpresse, et nad lõdisevad. Nägin teda hauast tõusvat. Veri voolas veel ta lõigatud kaelast. Ta peene kullaga tikitud riided hiilgavad veel, hoolimata niiske mulla mädanemisest ja raiutud pea on ta kõrval, hambad irevil. Nüüd ta kõnnib. Hirmust meeletud tondid on kõik kadunud tühjusse. Ta tassib oma pead juukseid pidi. Kuulen, kuis ta valged habemekarvad jäävad kinni okastesse teel. Punased piisad hüübivad liival ning koera skelett nuusutab neid põgusal sammul. Ta läheb mööda keskmist alleed, mis viib punasesse paleesse. Aga ukse juures peab vahti oopiumi lõhn
ja prints möödub peatumata. Ta astub mööda marmorastmeid terrassile, suurte pärnadega terrassile, verega, endiste aegade verega immutatud terrassile. Ta tõuseb kõrgemale suurte aeglaste sammudega. Printsi ja peremehe kõnnak. Tähtede valgusel ta käed säravad sõrmuseist ja vahel ta toetab nad käskivalt sambale või balustraadile. Ta astub edasi. Koer tipib kaugelt ta järel ja seisatab vahel. Ta on rahutu. Laiad astmed vahelduvad sügavate käikudega. Pimedas, üle kõrge rinnatise on punane palee vaevalt märgatav ning muud pole näha kui merd, mis peksab jubedalt perrooni alust. Üsna kõrgel püstineb terrass nagu tapalava. Pärnad katavad ta lehtede looriga ning sammal roomab maas nagu surilina. Peata siluett on jõudnud viimasele astmele, kuid ma näen, kuis ta korraga peatub nagu kuristiku ees ning koera skelett, kes värisedes lähenes, pöördub ümber ja põgeneb kõigest jõust, hüpates fantastiliselt üle põõsastiku. Raiutud pea tõmbleb kummaliselt maas, iga juuksekarv jubedusest püsti. Ja kui ma astun ligemale, rahutu selle hirmu põhjuse pärast, lööb fantoom kõikuma ja muutub värvituks. Juba näen tast läbi. See pole enam muud kui hall aur, kus hiilgavad veel siin-seal mõned kullatised, helgivad pisut tikandid või ehted. Siis kahaneb seegi ja hajub, sulab pimedusse. Raiutud pea oleleb veel 1 sekundi, valgete silmade helk elab veel, kui kontuurid juba kustunud. Siis kaob kõik. On vaid öö. Terrass on täitsa surnud. Pelutatud hulgutuled on kõik tagasi maa alla vajunud. Pärnade surnud tüved lõdisevad hirmust ja neilt pudeneb väikesi kooretükikesi, mis peedavad endid samblasse. Nukrad tondid, mis siin veel hulguvad, pole sugugi hirmsad. Näen neid, 2 kägistatud lapse keha, mis nutavad vaikseid pisaraid, ega midagi muud. Siiski on veel varje, vormituid, segaseid, tumedaid, peaaegu olematuid. See on päris maaligi. See kihiseb punases poris. See on õudne puder amputeeritud liikmeist, veretuist päist ja rinnast kistud südameist. Kirjeldamatud roimad kerkivad segamini väetatud mullast. Ja nüüd ma tean. Ma olen läinud tagasi läbi kõigi sajandite ning sealt tulebki muistsest udust kreatuur, kes valas kõik selle verre. Ta on siin. See on hiigla nahkhiir, naine nahkhiir, kelle karvased tiivad riivavad puid. Näen ta armastust sisendava näo surma toovat ilu. Näen mürgiseid madusid ta tumedate juuste külluses. Tunnen teda. Ta nimi on Medea. Siin ta korjaski oma filtronid. Siin ta mürgitaski ja kiskus lõhki. Siin paiskaski blond kangelane, kullavõitja, ta armastusest tuksleva, hellitsevale rohule.
Siin tasuski liha lihale kätte ja maksis iga varastatud suudluse eest lapse laibaga. Kas mu ihu on seal Punase palee suitsetamistoas nüüd päris surnud? Painaja. See on lõpp. See on kõige lõpp. On 8, 9, mitu, 40 päeva, kus ma pole söönud ega joonud. Tee ei lähe enam kurgust alla. Midagi on seal lävel, mis ta peatab. Midagi, kas droos, oopium, ma ei tea. 40 päeva või 40 ööd, kus ma pole joonud teed. Ei ka midagi muud, loomulikult. Ja mitu aastat, kus ma pole maganud. Tont võtku, et teada, et loendada, et saada kinnituse mis tahes kohta, peab ometi, eks ole tõsi, nägema või kuulma või tundma. Peab kasutama seda, mida inimesed nimetavad oma meelteks, oma 5 meeleks. 5, on neid 5. Pole tähtis lõpuks. Jah, seda peab, aga minul pole neid enam, neid meeli. On juba kaunis kaua, kui mul pole neid enam. Ma ei näe. Olen liiga palju vaadanud lampi ja kollast oopiumi, mis seal peal praksub ja kobrutab. Olen liiga palju vaadanud öösiti, hirmunud silmad pärani aetud, et näha, mida inimesed ei näe. Seal poolsust. Õudset ja kahkjat vaimude maailma. Mu silmad on neid näinud ja sellepärast ei näe nad nüüd enam midagi peale lambi, oopiumi lambi. Jah, fantoomid. Tõesti, see ei ole tõsi. Fantoome ei ole, sest olen lakanud neid nägemast. Hallutsinatsioon, see on kõik. Tean hästi, et ei ole tonte. Kahjuks pole midagi. On tühjus. Ma ei kuule enam. Olen liiga palju kuulnud vaikuse häält. Helisid, mida keegi pole kuulnud peale minu, kes ma pea suren. Liikumatu õhu häält, puhkava maa ja nende lõppmata väikeste häält, kes elavad ja surevad, ning kõige sumin on nii hirmsasti sööbinud mu kõrvadesse, et mul pole enam kuulmekilet. Nüüd ei tungi väljast ükski heli mu üksindusse ja mu oma aju kisab ja ulub pealuus, aga nii valjusti, et kõik puruneb minus, et mu kondid pudenevad ja muutuvad tolmuks, selleks tolmuks, milleks ma varsti saan. Öelge, kas te usute, et see tolm lõhnab oopiumist? Ei, olen siiski palju suitsetanud. 300-400 piipu iga päev. Rohkemgi, kes teab. Ma ei näe enam ega kuule enam. Nii on kõigega. Ei ole enam ühtegi inimaistingut, mis mul oleks alles. Ühtegi inimtegevust, mida ma võiksin teha. Mitte ainustki. Ah siiski, üks asi, üks pöördsõna. Kannatada. Oo seda valu, mis ma kannatan. Oo seda tuld
mis käriseb ja laastab ja hõõgutab mu sisikonda. Mu sees lõõmab paise, mis algab kõri juures ja lõpeb allpool kandu. Paise, mis ei säästa midagi, ei sooli, ei veene. Paise, millest igavesti tõusevad leegid. Jõed, järved, meri ja kõik ookeanid võiksid voolata nendele leekidele, ilma et suudaksid neid kustutada. Ja see on alati ilma peatuseta, ilma puhkuseta, ilma uneta, kuni tühjuseni, veel kohutavama ei miskini. Oopiumi sügelemine mu naha all on mind nii purenud, et mul pole enam marrask nahka. Olen ta oma küüntega ära kratsinud täielikult. Kui see oleks kõik, kui enam muud midagi ei oleks, on oopiumi janu ja nälg. Veeta päevi päevade järel söömata ja joomata, see pole midagi, veel vähem kui midagi, ihar lõbu. Aga 1 tund ilma oopiumita, see on hirmus, kirjeldamatu seisukord, häda, millest ei saa tervistuda. Sellest ei saa tervistuda, sest seda janu ei kustuta liigki. Nõrken oopiumi nälga enne suitsetamist, nõrken sellesse pärast suitsetamise ajal ja alati. Mu ihu on agoonias niipea, kui hülgan piibu. Aga niipea, kui võtan ta jälle, teine agoonia võtab mu liha oma võimusesse. Mina olen see neetu, kes tahab kustutada endas lõõmavaid süsi ja leiab vaid sulatina. Neetud, nii just. Sellel põrgul, kus ma viibin, on 2 piina. Meelelisele lisandub needuse piin, lihavalule hingevalu, tulele painaja. Alul, küll see oli ammu, mul olid vaid lühikesed uinakud, mõnetunnilised ükskõiksushood, mõneminutilised 2 joobumuse vahel. Rõhuvad uinakud, täielik masendus, millest tõusin rohkem väsinuna kui kõige jõulisemast armastuse kallistusest. Kuid tõelised uinakud, vabad piltidest, vabad viirastuslikest nägemustest, välise hirmutusile suletud uinakud. Siis saabus palavikuliste letargiate päev, hullumeelsete, hämmastavate, julmade, salapäraste latergiate päev. Siis tekkiski see kohutav võrre. Mida enam oopium kahandab mu puhkeminuteid, sest see oli veel peaaegu puhe, seda enam sama oopium täitis, kuhjas, laadis neid veel suurema arvu meeletustega, jubedustega, salapärasustega, kuni selle realistliku, üliinimliku piirini, mida ükski matemaatika iialgi ei arvuta. Piir, mis vähendab une nullini ning vastupidi, suurendab painaja kestust 1 nulli peal. See on lõpmatus. Ma ei maga enam ning painaja, astudes üle mu une liiga kitsaste piiride, on siirdunud mu ärkvelolekusse. Näen und kogu aeg. See on hulga koledam.
painaja. Keegi peale oopiumi suitsetaja ei tea, mis on painaja. Tean inimesi, kes ütlevad, sel ööl nägin hirmsat und. Seinad langesid mu peale ja muljusid mu puruks. Või ma kukkusin kuristikku. Või jälle nägin oma naist ja lapsi piinades, ilma et oleksin saanud neid aidata. Ja need inimesed tõstavad käed silmade ette ja ütlevad hirmuga, milline košmaar. Minu košmaaris pole ei kuristikku, ei müüre, ei naist, ei lapsi. Pole midagi. On tühjus, ei miski. Pimedus. On kohutav surmareaalsus. Nii lähedal, et surmamõistetu, kes ootab giljotiini, ei näe ka igavikku nii ligidalt kui mina. Surm varitseb ja seisab mu ümber. Ta ummistab mu ust ja akent, roomab mattidesse. Ta valgub õhumolekulidesse. Ta astub musta suitsuga mu kopsudesse ja kui ma puhun suitsu tagasi, tema ei välju. Üks inimene oli siin juba surnud nagu mina. Ta visati kaevu. Aga kus ta siis tõepoolest on, see kaev? See ei tähenda midagi. Ta visati kaevu. Üks angerjas oli kaevu põhjas. Üks angerjas või vesimadu. Või madu. Kas mõistate? Madu hammustas laipa. Ta suri omakorda muidugi. Ta õngitseti välja, sest ta oli angerjas. Ja kass hammustas angerjat. Kass. Kas mõistate? Ta on siin, see kass. Suur nagu tiiger, loomulikult. Aga päris väikese kassi peaga. Ta sureb ka. Ta keerleb ümber lambi. Mina keerlen ka vastupidises suunas. Me kohtume.